Räägime natukene ikkagi sellest, miks me mähime lapsi ja miks me mähime neid lapsi mitmekordsete mähkmetega. Tegemist ei ole mingisuguse ökoloogilise osaga või see, et nüüd pesta, et taaskasutatavad, et on nagu jätame väiksema jälje endast maailma. Põhjus on väga lihtne ja põhjus on seotud selle sama lapse anatoomiaga. Nimelt, kui laps sünnib, siis ei ole tal puusapähikuid. See tähendab seda, et kuigi tal on olemas käimisrefleks, ei suuda ta püsti seista ja ei tohi ta püsti seista. Ja nüüd selleks, et ta hakkaks püsti seisma, selleks peavad tal hakkama arenema siin need puusapähikud. Ja et need puusapähikud hakkaksid arenema, selleks peavad jalad olema laiali ja ta peab hoidma neid jalgu laiali. Ja mida suurem on see mähe, mida rohkem, mida laiemalt me oleme siit selle mähkme nüüd mähkinud, ja mida rohkem on materjali siin vahel, seda rohkem hoiab ta ka ise oma jalgu laiali. Tal ei ole lihtsalt võimalus neid jalgu sellised kokku lükata, sest isegi siin praegusel juhul läheb selle poisikese jalad lähevad ka palju rohkem laiali, kui tal on see mähe siin vahel. Nii, nüüd ma võtan siia kõrvale selle teises, võtan see tüdruku siia ja kellel on need jalad selles mõttes on nagu paremas asendis, et siin on see konna asend on olemas, mis lapsel peaks olema ja mida siis ka see sama mähkimine toetab. Nüüd väga oluline on see, et seda last kantakse. See laps juba turvalisuse mõttes peaks olema meie kõrval kogu aeg, aga teine asi on ka muidugi see, et kui ta on meie külje peal pidevalt, siis jällegi need samad jalad on siin külje peal, selliselt on laiali. Ja seda külje peal kandmist, seda näitame nagu eraldi veel siit. Ta on mul siin külje peal ja ma olen temaga kontaktis, tema on minuga kontaktis. Aga nüüd läheme selle kuju juurde või selle skeleti juurde, et näidata täpsemalt, mis on puusapähik ja mis peab arenema lapsel selleks, et ta püsti tõuseks, et ta käima hakkaks ja hakkaks liikuma nagu suur inimene. Siin on nüüd täiskasvanud inimese skelett ja kontsentreerume tema vaagnale. Väga paljud osad vast sündinul luustikust on puudu, nad ei ole veel välja arenenud ja esimese eluaasta jooksul on väga intensiivne kasv. Üks nendest osadest, mis on välja arenemata, on puusapähikud. Nii et selleks, et inimene tõuseks püsti, selleks, et ta hakkaks käima, on tal vaja just nimelt neid 2 munakest siia, aga neid lapsel ei ole, kui laps on sündinud. Nüüd ma keeran teisele poole, teistpidi selleks, et näha, et kui laps on vast sündinud ja selline allaaastane, siis tal põhimõtteliselt on ainult see luu siin. Seda osa siin ei ole ja ei ole ka seda kumerust, sedasama koobast siin sees. Need tuleb välja arendada, need peavad kasvama hakkama. Ja selleks, et need korralikult hakkaksid kasvama, selleks, et toimuks õige luustumine, ongi vaja seda laialt mähkimist ja ka kandmist. Sugugi lihtne ei ole leida raamatut, kus oleks näidatud, mismoodi ja kuidas on vastsündinu või väikelapse luustik. See on üks nendest raamatutest ja siin on väga hea selles mõttes, et me näeme siin seda väikest last ja on näha tegelikult ka siin osas, mismoodi see vaagen on, kuidas nagu see luustik on välja arenemata. Ja kui me nüüd tõstame ja paneme selle teise pildi siia kõrvale, kus näitab meil selle lapse luustikku nagu sealt seest, siis on näha seesama vaagen, millest meil oli ennem juttu. See, kuidas siin on väga paljud osad on luustumata ja on näha ka see puusapähiku osa, kus puusapähik on puudu. Meil on ainult reieluu ja mingisugune kõhreline ühendus, aga luustumisprotsessi kui sellist siin veel ei ole hakanud. Samamoodi on siin põlvega, samamoodi on allpool juba hüppeliigese osa ning loomulikult nii randme
küünarnuki kui ka õlaliigese osa ja see on põhjus, miks teatud asendeid, teatud liigutusi lapsega teha ei tohi ja näiteks ühest käest teda mitte kunagi tõsta ei tohi. Alati on 2 kätt korraga. Nii, ja kui me läheme uuesti puusapähikute juurde, siis siia vahele ongi meil vaja suuremat vahet, ongi vaja anda survet, et hakkaksid arenema nii siia see pisikene puusapähikukene kui ka siis siia, et see laps saaks tõusta püsti. Siin on nüüd jällegi meil vastsündinu ja siin on väga hästi näha, millised osad on puudu. Ehk siis vaagen, näete, siin vaagen ei ole täielikult välja arenenud, siin ei ole päris mitmeid osi, mis peaksid täiskasvanud inimesel või suuremal lapsel olema ja siin on selgelt näha, kuidas on reieluu, aga puudub see munakene ja puudub ka siin see koobas, kuhu sisse see munakene nüüd kinnituks. Ja kui me kõrgemalt vaatame, siis sama asi, pole meil siin randme juures kinnituskohti, pole meil küünarnukis, pole meil ka õlaliigese juures. Ja rääkimata siis juba kolju osadest, sellest me räägime kunagi hiljem. Et lapse luustik, kui ta sünnib ja esimestel kuudel, ta on omamoodi küllaltki habras ja meie osa on nüüd anda maksimaalne omapoolne tugi, et ta saaks välja arendada siia mõlemale poole need puusapähikud, sest see on esimene impulss, mille pealt ta tõuseb püsti ja hakkab käima. Et laps hakkaks korrektselt, hakkaks hästi käima, et tal ei oleks hiljem puusavalusid, et tal hiljem ei oleksjalavalusid ja muid selliseid probleeme, mis võivad olla tingitud meie valest käitumisest imiku ajal. Nii et mähkida laialt ja kanda teda puusal.